14. mail oli Eestis harukordne võimalus testida üle-eestilist ohuteavitussüsteemi. Selleks hetkeks oli kasutusel 121 ohuteavitusposti. Samuti oli eesmärk edastada teateid meedia kaudu ja et see jõuaks mobiiltelefonides võimalikult paljude inimesteni. Tänaseks on teada, et 121 postist käivitus kohe või väikese hilinemisega 70. Meil oli 40 süsteemset probleemi. Seal tulid välja juhtmoodulite mikrokiipide probleemid pärast analüüsi. Koos tootjaga oleme täna neid järjest välja vahetamas. Esimestega oleme juba alustanud ja tootjaga koos nüüd vahetame välja mitte ainult 40 Sireeni postis need juhtmoodulid, vaid kõigis, mis me siiani oleme üles ehitanud. Ja seda kindluse mõttes, et meil ei tekiks tulevikus enam selliseid murekohti. Tehnilisi probleeme oli veel akudega ja ka tarkvaralisi. Sellega kõigega ka juba tegeletakse. Teine pool on sõnumid, mis samuti hiljaks jäid. Siin on aga väga oluline roll keele-eelistusel, selleks, et sõnum, mis telefoni laekub, oleks saajale arusaadav. Selline eksimus polnud suur, vähem kui 2% sõnumitest. SMS saadetakse ikkagi numbripõhiselt ja suhtlus on tehnilises mõttes üks ühele ehk et edastatakse ja saadakse ka tagasiside, siis seda tehnoloogiat tegelikult selliseks sekunditega miljonitele ei ole võimalik kasutada. Et ongi oluline see, et nii nagu teised riigid on võtnud, et me räägime kombineeritud lahendusest ja sõnumite puhul siis kasutada neid selliste sündmuste puhul, mis on lokaalsed ja vajavad kindlasti seda, et maksimaalselt suur hulk seadmeid saaksid selle teksti kätte. Näiteks saadi testi ajal teada, et meie territooriumil asus sellel hetkel 70 erineva riigi SIM-kaartidega telefone. Plaan on teavitussüsteemi edasi arendada ja kasutusele võtta mitmes riigis toimiv Cell Broadcast süsteem. Cell Broadcasti kasutusele võtmine on SMS-iga võrreldes kordades kulukam. Aga põhimõtteline otsus on meil olemas, tõesti rahastust me otsime ja kui me rahastusega saame, siis võiks loota, et 1,5 aasta jooksul on võimalik see süsteem tööle saada, aga sellel on loomulikult hästi palju selliseid nii-öelda agasid, et see ei tähenda seda, et ta kõigisse seadmetesse kohe jõudma hakkab ja on ka üsna tõenäoline, et vanematele kui 5 aastat vanadele mobiiltelefonidele ei pruugi see toimima hakata. Päästeameti vaates on oluline, et testid jätkuksid. Kuigi me antud juhul räägime üleriigilisest teavitussüsteemist, siis vähem oluline pole erinevate õnnetuste puhul lokaalne süsteem, mis toimib paremini. Riiklik ohuteavituse süsteem ongi üles ehitatud sellisel viisil, et muuhulgas näiteks Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet saaks kasutada seda vajadusel just lokaalse ohuteavituse tegemiseks. No kokkuvõtvalt see test ei läinud kõige paremini, oli palju tehnilisi probleeme, sellega töötatakse edasi selle nimel, et tulevikuks need sõnumid ikkagi tuleksid sekundiga ja teie telefon hakkas ka ikkagi kõvasti vibreerima selleks, et te näeksite, mis sõnum teile saadetud on.